Ilti tolmuimejaga on veel see, et mis jäi rääkimata, on siin on 2 nuppu talvel. Sellest nupust saad panna ta nupust nii-öelda filtrit puhastama nii mitu korda kui soovid. Ma teen seda tavaliselt siis, kui ma tolmukotti või selle koti siit välja vahetan, siis ma teen mingi 3 tsüklit talle seda filtri puhastamist, et ma ei viitsi seda filtrit sealt välja võtta ja puhastada. Eks hea omanik võiks seda võib-olla iga kord teha, aga mul on oluline, et ma ei pea seda tegema. Ja teine nupp on siin see auto. Et kui selle imuriga vett imeda, siis tuleks automaatne koputamine välja lülitada. Nii on paberites kirjas, et soovituslik on see välja lülitada. Tõenäoliselt sellepärast, et see paugutamine tekitab siin mingit asja, et see vesi satub lihtsamini filtrisse siis sel hetkel. Ja pärast vee tõmbamist ma soovitaks nagu mitte enam samal päeval tolmu temaga tõmmata selle filtri. Filter saab ikkagi nii palju niiskust ja kui sa nüüd selle tolmu sinna filtrisse tõmbad, siis lõhnab nagu kohe uue filtri ostmise järgi, sest see filter kitib nii kinni, et sealt nagu ei saa. Boschil oli mul 2 filtrit kohe eraldi vee jaoks ja tolmu jaoks, et kui vee tõmbamine võib tekkida situatsioon, et midagi läheb kuskil ümber, siis tõmbad loomulikult vee ära, aga siis oleks vaja panna teine filter sisse ja see filter kuivab. Kui ta ära kuivab, siis klopid ta, siis nagu ei ole seda probleemi. Aga kui sa kohe värskelt tõmbad tolmu peale sinna, siis see head ei tee. Ja siis selle Ilti uue mudeliga on ka see, et ta koputab filtrit siis, kui ta ise seda tunneb, tal on mingi andur nüüd juurde pandud. Vana selle tüübi siis Ilti mudelil ja kõik, mis ma siin rääkinud olen, Bosch, Kärcher, Fürt, Flex, et nendel on siis niimoodi see süsteem, et iga mingi 10-15 sekundi tagant klopib ta sul filtrit 3 korda, siis põmm, siis on mingi 10-15-20 sekki siuke vahe, siis on jälle põmm. Siin ta siis nii hirmsasti ei pauguta sellega, et vahest on nagu päris hea, et on rahulikum ka olla, et jube mölgeb, kui see paugutamine, filtri puhastamine käib. Ja siin siis täna tekkis meil Maarile sellest Iltist siis väiksem mudel, nii kui ma siin rääkisin, et ta on kuskil nii kõrge, siis ta ongi nii, et paak on tal siis siin selline 15 liitrit ja see peaks olema siis vist 40 liitrit, kuna see on või siis 20, 35, no seal on 40, see on 20. Et selline ta on, et siin on siis väiksed rattad, mis mulle ei meeldinud ja liiga väike paak mu jaoks, et ma saaksin seoseid paake, ma arvan, kui ma põrandatega tegelen, siis päevas joosta 10 kordi. Et siuksed asjad tulid veel meelde selle Ilti tolmuimejaga seoses.